Tere, mina olen Signe Maarja ja meie sprindi teema, miks me siia tulime, ma mõtlesingi, et kuidagi vale koha peal oli. Nii, nüüd ma olen valmis. On riigihanke tehnilised kirjeldused. Enne kui ma selle probleemi juurde lähen, ma räägin paari sõnaga ka meie sprindi tiimist. Mul ei ole seda ilusat fotodega slaidi, aga pärast kõik mu tiimiliikmed tulevad siia ette, siis te näete neid laivis ja ma arvan, see on ka päris hea variant. Aga minu tiimi kuulusid lisaks siis mulle Karin ja Kai, kes on hankejuristid, tegutsevad igapäevaselt just nimelt nende keerukate juurateemadega. Tiimis olid veel Kairi, Kaja, Teele. Nemad on siis tehnilise kirjelduse koostajate vaatega. Ja eriti hea on veel see, et nii Kaja kui ka Kairi, nemad on siis mõlemal poolel olnud. Ehk siis koostavad tehnilisi kirjeldusi, aga on ka riigihanget menetlenud. Ehk nendel on selline tervikvaade veel. Kuid miks me siis siin täna ikkagi oleme? Ei tööta. Esimene probleem. Kohe vaatame lahendust. Kohe lahendame. Täna on tehnikapäev. Proovi siia suunata. Okei. Vaatame. Tuli. Nii, siin esimene slaid kohe, mis seda probleemi käsitleb, on 2 päriselt ilmunud artiklit. Et need ei ole nüüd need, nagu siin raieteemadel oli see välja mõeldud lugu, kahjuks, vaid need on siis reaalselt meedias siin suveperioodil teemaks olnud ja kus siis tegelikult see probleem eriti teravalt siis esile tuli. Aga minnes ikkagi selle probleemi sisse, siis meie eesmärk või miks me siin üldse oleme siin sprindis, oligi leida lahendus sellele kõige suuremale küsimusele. Kuidas koostada riigihanke tehnilisi kirjeldusi nii, et nad oleksid kooskõlas riigihangete seadusega. Et me saaksime hankida ikkagi kvaliteetseid asju ja teenuseid. Et me ei peaks andma kvaliteedis järgi ja et meie riigihangetes oleks päriselt ka reaalne konkurents olemas. Ja miks me selle küsimuse üldse tõstatasime, siis need artiklid juba rääkisid täiesti enese eest. Ehk et me hangime ju kogu aeg. Põhimõtteliselt praktiliselt iga päev keegi teeb mingi hanke linnaorganisatsioonis. Meil on asju teenuseid kogu aeg vaja. Aga probleem on selles, et tihtipeale me ei tea, kuidas need hankeprotsessid peaksid olema, kuidas siis koostada seda tehnilist kirjeldust. Meil ei ole tegelikult võib-olla väga palju aimu, et kui palju me aega peame selleks varuma. Mis see turu-uuring üldse on? Et mida see turu-uuring minule annab? Ja selle kõige tulemusena meil ongi vaidlusi, meil on negatiivset siin meediakajastust, hankelepingute sõlmimine viibib, rahaline mainekahju ja nii edasi. Aga me tegelikult ju seda hankijatena ja linnana ei taha. Selleks, et siis me selle lahenduse poole saaks liikuda, me viisime läbi mõned intervjuud ja intervjueerisime riigihanke tehnilise kirjelduse koostajaid. Ja me valisime just valimisse sellised kolleegid, kellel on erinev kogemus. Et kes ei ole siin olnud aastaid ja teinud seda tööd, nemad olid ka meil see sihtrühm, aga me valisime ka siis intervjueeritavate hulka ka need kolleegid, kes on alles tulnud linnasüsteemi, ehk kes siis pidid hakkama seda ülesannet täitma. Ja kui me siis oma tiimiga maas istusime ja siis oma kogemust ja saadud infot jagasime, siis meil oli päris palju huvitavaid taipamisi, mis tundus, et ei mõelnudki selle peale. Et tagantjärgi vaadates kuidagi nii lihtne, aga kõige selle sees olles absoluutselt arusaamatu. Nii, ühesõnaga, olemasolev info, mis meil on siseveebi üles pandud, et kõik hankeinimesed, hankijad saaksid lihtsalt oma hankeid teha, need on küll väga põhjalikud, aga väga vähe on tegelikult otsest tähelepanu saanud tehniliste kirjelduste koostamisega seotud juhised. Ehk sisuliselt need on raskesti leitavad, nendest ei teata mitte midagi. Saime teada, et tehnilise kirjelduse koostajad tihtipeale toimetavadki üksinda oma ette. Ja kui on hanke spetsialist asutuses, siis nad loodavad, et küll tema need vead sealt tehnilisest kirjeldusest üles leiab. Turu-uuringuid ei tehta, neid alahinnatakse. Võib-olla ei osata isegi teha.
Ja eriti, mis veel teravalt tuli ülesse, aga mis see minu roll on, mis ma tegema pean või mis ma seal tehnilise kirjelduse koostajana, mille eest ma vastutan üldse. Ehk see rollide segadus, vastutuse, ülesannete segadus. Ja ka võib-olla tuli ette, et ka need ülesanded, et palun koosta tehniline, tuleb liiga ootamatult üllatusena. Ja ühtlasi ei seostata kuidagi see tehnilise kirjelduse koostamist riigihangete seadusega, et sealt on ka veel mingisuguseid regulatsioone. Ja kogu selle intervjuude tulemusena me jõudsime siis lahendusidee osas nende küsimusteni, ehk et kuidas me siis saaksime teha nii, et tehnilise kirjelduse koostaja esiteks, et ta mõistaks, mis on tema roll, ülesanded, vastutus, et ta ei tunneks ennast üksi selle ülesande täitmisel ja kuidas me saaksime siis ikkagi teha nii, et tehnilise kirjelduse koostamise juhised, need oleksid lihtsasti leitavad, nad oleksid optimaalse sisuga, nad oleksid praktilised, kasutajasõbralikud. Ja lahendusidee sõnastamisel me siis nii-öelda raamistasime, millistesse raamidesse peab siis see lahendus mahtuma. Ja meie hüpotees oligi, et me usume, et kui meil on need juhendid olemas, siis see kindlasti lihtsustab selle tehnilise kirjelduse koostaja probleemi, sest tal on vajalikud tööriistad ja järelikult siis ta saab ka seda oma tööd hästi teha. Ja lahenduskäigu osas me tegelikult tulime sprinti hästi suure sellise laia teemaga ja me saime aru, et pärast ka intervjuusid, et me peame oma fookust kitsendama. Me ei saa lahendada kõike korraga ära. Ehk et meil oli laual, kas me teeme veebilehe või ütleme siseveebi alamlehe või me teeme sellise sisuka juhendi. Otsustasime siis juhendi kasuks, sest tegelikult intervjueeritajad ka soovisid saada juhendit või sellist malli. Ja me õppisime siis ka teistelt. Meil oli RTK-ga väga huvitav infovahetus, me kasutasime ka AI-d ja saime siis AI abil märksõnadega siis sellise esimese Wordi malli. Ja kui me siis seda Wordi malli läbi töötasime, oli teine taipamine, et me ei saa ikkagi lahendada selle ühe malliga jätkuvalt kogu seda tehnilise kirjelduse probleemi. Me pidime veel kord fookust kitsendama. Ja me otsustasime, et me läheme siis asjade ostmise tehnilise kirjeldusega edasi. Kuna see on kõige teravam probleem täna. Ja selle tulemusena me koostasime malli, ma näitan ka. Siin on siis see meie nii-öelda prototüüp, me testisime seda. Kasutajad said anda tagasisidet, see meeldis neile, nad eelistavadki, et oleks selline konkreetse struktuuriga, kus on näited, kommentaarid, juhised ühe selle konkreetse malli peal. Ja sellest samast nii-öelda dokumendist sünnibki siis tehniline kirjeldus. Ja kuidas me edasi lähme? Loomulikult nagu teised tiimid jätame seda asja nüüd siin katki, et me saime asjade malli kätte, paneme selle veebi üles ja lähme oma eluga edasi. Ei, et me kindlasti arendame ka teised mallid teenuste ostmiseks, ehitustööde tellimiseks valmis. Me loome tehnilise kirjelduse jaoks siseveebi lehe, kuhu me siis lisame jooksvalt pidevalt materjali juurde. Ja loomulikult, kui see asjade mall nüüd läheb kasutusse, siis meie suurim soov on see, et andke meile tagasisidet, et me saaksime seda edasi arendada. Ja ma usun, et kõige selle tulemusena Tallinna linn muutub väga usaldusväärseks hankijaks. Aitäh! Tiim, palun, teid on kõike tarvis kaadrisse püüda. Nii, hankijad, kellel on küsimusi tiimile? Mina küsin seda, et selle testimise käigus te ütlesid, et inimestele meeldib. See on ka oluline, aga ma loodan, et see ei ole ainus, mille peal te seilate. Et mida te konkreetselt näiteks nendest testimistest veel kuulsite? Mingi asi, mida te pärast seda testi seal mallis muutsite või täiendasite? Nii, ma kohe annan siin testijatele sõna. Testis. Meil oli lihtsalt, me jagasime ära oma ülesanded ja testija oli meil, kes meil testis reaalselt? Kai, sina testisid? Jah, malli. Nii.
testimine päriselt toimus. Aga meil on lihtsalt nii tagasihoidlikud ja väga võimekad tiimiliikmed tegelikult. Et mis seal olid need põhiasjad? Me tegelikult, me ju seda struktuuri pärast, kui me testimise läbi viisime, me olulisel määral veel täiendasime. Me lisasime sinna kommentaare. Lihtsalt ma ei taht seda au enda peale üksi võtta, et mina testisin ja kõike tegin. Aga me tegelikult seda malli pärast kindlasti kohe täiendasime. Nii huvitav oleks nagu mingi hästi konkreetne asi, mis te muutsite. Me nagu vaatasite, et inimesed näiteks seda mõistavad teistmoodi või tahavad teises järjekorras. Kusjuures see struktuur tegelikult ju ei muutunudki. See, mis me esialgu välja pakkusime, ainult mis välja toodigi, et lisage näiteid. Et kui me ütleme, et pange, ma ei tea, samaväärne, aga mis see tähendab? Et see ongi need ponnistuskivid, et seadus ütleb ka, et vot selline nõue on, pane standard või samaväärne. Ma võin ju seda seadust lugeda, aga kuidas ma seda rakendan? Ehk et need rakendamiseks vajalikud näited me lisasime juurde. Sherpana me otsisime kinnitust, kas me oleme õigel teel. Et panustame sinna hunniku tunde, et kas paljudest valikutest just see mall on see, mis meid edasi aitab. Siis mul võib-olla tekkis veel selline küsimus, et kas selle sprindi kestel kuidagi teie jaoks muutus see suhe ka, et teie kui hankekeskus ja siis need hanketellijad, et kas selles nagu suhtes kuidagi midagi muutus teie mõistes? Ma võtan tiimi arvamuse kokku. Tegelikult me ju rääkisime seal omavahel, kui me kokku saime tiimina. Absoluutselt, mina isiklikult olen ülimalt tänulik, et ma sain need intervjuusid teha, sest et üks asi on see, kuidas meie arvame, aga teine asi on hoopis see, mida tegelikult meie kolleeg arvab, kes siis peab seda kõike tegema, mis me arvame, et ta teab. Ja sealt tegelikult selguski, et nii elementaarne asi ja seda tõesti ei olegi niimoodi saada. Et see tundus nagu nii lihtne, aga kuidas me ise selle peale ei tulnud. Et selles mõttes palju taipamisi oli. Seda on alati nii suur rõõm kuulda. Nii, Joel, kas internet tahab midagi teada? Internet ei taha midagi teada. Aha, näe, sealt tõuseb üks julge käsi. Kas te tõesti usute, et te ühe malliga tulete toime? Et haamer ja lennusimulaator on mõlemad asja ostmine, aga nad on nii kapitaalselt erineva keerukusega. No kurat, ma ei usu teie juttu. Ja punkt 2, samaväärne. Maa-ametil on hetkel väljas hange, kus nad ütlevad, et tõsikord kvalifitseerimistingimuste juures 140 000 eurot käivet, digiteerimine ja tuleb pakkuda samaväärseid lepinguid. Kas dokumentide skaneerimine, mis sisaldab ka digiteerimist, on samaväärne või tuleb sealt 50% sellest hinnast maha võtta ja sealt tekivad kõik need küsimused tegelikult? Aitäh, väga otsekohene esimene küsimus või tähelepanek ja teine küsimus oli ka väga huvitav, ma vastan nüüd järjekorras. Kõigepealt, nagu ma ütlesin ka oma ettekandes, et me tulime siia väga laia pintsliga ja siis me hakkasime järjest seda joont tõmbama kitsamaks, sest tegelikult me saime aru, et me ei saagi ühe malliga lahendada kõiki probleeme. Et see mall, mis meil täna on valmis tehtud, see on sobilik, ütleme, asjade ostmiseks. Selliste lihtsamate võib-olla, aga nagu ma ka lõpus ütlesin, siis kõik tähelepanekud, ettepanekud, me oleme väga tänulikud, me saame neid, sest me saame oma malle edasi arendada. Sest ma ütlen, universaalset tööriista me võime teha, aga sellest pole mitte midagi kasu. Teine küsimus. Mul on tunne, et me rääkisime praegu kvalifitseerimistingimustest, aga see on hoopis midagi muud kui tehniline kirjeldus. See on samaväärne igal pool, kui on juristid märgus. Nõus, samaväärne võib olla samaväärne, aga see olukord on ikkagi erinev. Aga jah, et ma võib-olla, kui me sprinti alustame, siis ma seal räägin ka sellest on ju natuke, et kuidas, et on mingi hästi-hästi suur probleem, natuke hämar või selline abstraktne, siis te lähete intervjuusid tegema, siis saate nagu sellele selgemad piirid ümber ja et sprindi lõpuks on nagu eesmärk, et võtta nagu üks tükk, mille te selles olete ära lahendanud. Ja see üks tükk on ju ka see, kui ta näiteks 80% nendest hangetest nagu 80% see mall sobib, siis teil ongi rohkem aega tegeleda ka nende erijuhtude toetamisega, on ju, et see ilmselt teil ei ole ka eesmärk, et 100% mall kõik ära lahendaks. No oli, aga me saime aru, et see pole võimalik. Okei, vabandust, minu ambitsioon oli liiga väike. Kuulge, aga suur aitäh teile.